Sellele küsimusele on nüüd küll raske vastata. Tänapäeva mõistes rahvuseid keskaegses Euroopas ei olnud. Samas oli eestlaste ühiskonnakorraldus 13. sajandi alguses kindlasti hoopis erinev sellest, mida me tavaliselt hõimude all silmas peame. Küsimusele vastamise teeb raskeks ka tõsiasi, et eestlaste endi vaatepunkti me ei tea. Kogu info pärineb teiste väljaspoolt tulnud inimeste kirjutistest ja tähelepanekutest. Henrik Liivimaa kroonikast selgub, et vähemalt ristisõdijate jaoks oli olemas üks enam-vähem täpselt defineeritud territoorium, mida nad kutsusid Eestiks. Ja sealseid inimesi kutsusid nad kokku tervikuna eestlasteks. Samas jagunes see ala erinevateks piirkondadeks, mida me oleme harjunud kutsuma muinasmaakondadeks. Revala, Harjumaa, Virumaa põhjarannikul, Läänemaa ja Saaremaa läänerannikul, Järvamaa Kesk-Eestis ning Lõuna-Eestis Sakala ja Ugandi. Nende vahel väikemaakonnad Alempois, Nurmekund, Mõhu ja Vaiga. Henriku tekstis esinevad nende maakondade elanikud sageli oma maakonna nime järgi. Tegutsevad ugalased, sakalased, saarlased, harjulased, virulased ja nii edasi. Ja see ongi tekitanud meile küsimuse, kumb identiteet oli nende inimeste jaoks primaarne. Kas nad olid ennekõike eestlased või olid nad ennekõike näiteks ugalased? Ja sellele küsimusele me väga täpselt vastata ei saa, just sellepärast, et nende endi vaatepunkti meil ju ei ole. Samas, arheoloogiline aines näitab väga selgelt, et kõigi nende maakondade puhul oli tegemist üpriski kompaktsete kultuuriliste üksustega. See jätab mulje, et ugalased erinesid väga selgelt virulastest või sakalastest ja vastupidi. Lisaks sellele jookseb keset läbi Eesti diagonaalis üks soode, rabade vöönd, mis eristab endast ranniku ja sise-Eestit. Ka keeleliselt on ranniku Eesti ja sise-Eesti erinevad. Nende murded on piisavalt erinevad, et võiks tekkida küsimus, kas 13. sajandil nad ikkagi said perfektselt üksteisest aru või oli näiteks ugalasel tegelikult üpriski keeruline revalasega vabalt vestelda. Ja seetõttu ongi ajaloolastel arvamus, et pigem oli tegemist ikkagi maakonnapõhiste identiteetidega ja mitte üle-eestilise ühtse Eesti rahvustundega. Pealegi, nagu juba öeldud, üks selline rahvustunne on keskaegse Euroopa kontekstis niikuinii anakronistlik, ehk siis tänapäevase mõtte paigutamine minevikku. Pealegi oli keskaegne ühiskond tugevalt hierarhiline ja selle inimeste jaoks oli nende ühiskondlik positsioon tunduvalt määravam kui etniline sidusus. Aadlik oli üle Euroopa teise aadlikuga rohkem sarnane kui sama keelt kõneleva talupojaga. Ja seetõttu on ekslik väita, nagu oleks 13. sajandi alguse ristisõdades mänginud etnos mingisugust määravat rolli või omanud sellist ühendavat jõudu asumaks vastu sissetungijatele. Vastupidi, pigem näib see, et mitmed siinsete võimkondade juhid asusid hoopis ristisõdijatega koostööle, võitlemaks enda kohalike vastaste ja naabrite vastu. Ja need poliitilised jõujooned selles 13. sajandi alguse ristisõdade ajastul ei läinud sugugi mitte etnilisi liine pidi. Seega
Võib öelda, et rahvusel ei olnud nendes sõdades määravat rolli.